lõpetan parasjagu üht Saksamaal toodetud ning teises maailmasõjas kasutusel olnud raske tanki Tiiger esimese mudelit. Tegemist oli siis erakordselt kardetud tankiga teise maailmasõja päevil, kuna tegemist oli väga võimsat kahurit omava tankiga. Kahur oli 88 mm ja tulejõud oli seetõttu võimas ning tank oli ise ka üsna raskesti hävitatav seetõttu, et ta oli väga paksude seintega, eriti paksud olid torniseinad talvel. Ja seda tanki siis, tanki mudelit toodavad üsna paljud maailma siis mudelitootjad ja minul on siis ühe tuntud Jaapani mudelitootja Tamiya komplekt siis, mida ma siin praegu olen tasapisi kokku pannud. Aga Tamiyaga muidugi siin neid valikuvariante mitmeid, kuna see tank Tiiger esimene oli või omas väga erinevat variante ja mina valisin siis ka nendest Tamiya poolt välja pakutud variantidest siis sellise, mis oli kasutusel talvel 1944. aastal Venemaal ning tank siis teadupoolest oli valget värvi, lumevärvi ja nüüd ma olen enam-vähem selle tanki juba niimoodi lõpusirgele saanud. Siin mõned üksikud detailid on siin veel jäänud, mida tuleks talle panna.